Tänases Makita tööriistakoolis räägime aiapritsidest. No aiapritsid ei ole tegelikult ainult kevadine tööriist, kuigi tihtilugu kevadel on seda pritsimistööd natuke rohkem. Tegelikult erinevate väetiste, pestitsiidide ja muude ainete pritsimine, miks mitte ka kastmine teatud juhul, käib aasta ringi. Makital on valikus nagu ikka igas tööriistaklassis erineva suurusega tööriistad. Kui nüüd üldistada, siis seda meie tänast väljapanekut võiks öelda, et mida suurem masin, seda suurema võimsuse ja jõudlusega, seda suuremate tööde jaoks. Kõik masinad on loomulikult piisava veekindlusklassiga, mis tähendab seda, et veega möllamisel ei ole karta, et kuskilt mingi elektroonika jukerdama hakkab ja ega vihmasabinaga õues toimetades ka nende masinatega midagi ei juhtu. Võtame väiksemast suuremani. No kõige väiksem masin, ma arvan, oleks võib-olla selline esimene valik tavalisele kodukasutajale, kellel on selline piisavalt väike aed, kus juba või piisavalt suur väike aed, kus juba kuluks ära siis elektrooniline prits, sest sellega töö on ikkagi oluliselt mugavam kui need teised käsipritsid, kus tuleb siis rõhk sisse pumbata ja siis pritsima hakata. Sellel pritsil on kaasas selline väga huvitav topeltotsik, kus siis ühte kraani reguleerides saab vastavalt siis anda talle võimaluse kas kahest otsikust pritsida või ainult ühest otsikust pritsida. See kõige väiksem mudel töötab 18 voldise aku pealt, aga täpselt samasugune masin on olemas ka 12 voldise aku pealt, nii et kõikide akusüsteemide võimalused on olemas. Kes kodus kasutab 12 voldiseid, siis saab ka tegelikult endale ikkagi elektrijõul töötava pihusti soetada. Järgmine selline mudeliklass võiks öelda on siis suuruselt natukene suurem. Sellega saab tööd teha suurusjärku umbes 6 tundi. Samuti selle 6 tunni jooksul ilmselt tuleb seda paaki mitu korda täita. Nemad töötavad 18 voldise aku pealt. Ja nende peamine erinevus on siis see, et ühel on lihtsalt suurem paak kui teisel. Ja see käib selga. Ehk siis see on võib-olla, kui eelmine kõige väiksem mudel oli kättekäiv mudel, siis see on nüüd juba selga käiv mudel, mis tähendab seda, et sul on käed vabad, saad võib-olla sealt mõnda oksa eest ära kuskilt tõmmata, pihustiga kuskile paremini vahele, et töö muutub oluliselt mugavamaks, kui sul on käes vähem asju. Need pihustid tulevad standardvarustuses 2 erineva otsikuga. Üks on selline üksikotsik ja teine on siis selline topeltotsik, et see topeltotsiku funktsioon on taas siis see, et saab selle lehtri nii-öelda laiema, ehk et saab korraga laiemat pinda pihustada. Veel üks huvitav fakt, mis ma tähele panin, oli see, et kui nüüd see paak lahti keerata, siis siin on kaasas väga mugav mõõtetopsik, ehk siis mis iganes väetise või pestitsiidi segu on vaja kokku segada. Mõõtetopsik on kohe kaasas, seda ei pea kuskilt eraldi ostma. Lisaks on siin sees selline sõel, mis tagab siis selle, et tükid mingisugune sodi siia sisse ei lähe, mis suure tõenäosusega selle tüüsid ära ummistaks, nii et ja samuti on siis varuosad, et selles mõttes väga mugavalt ja läbimõeldult tehtud. Ja loomulikult nagu juttu alustasime, et mudeli valikus on väga erineva suurusega mudelid, siis üks mudel on tõeliselt suur. Noh, ma ütleks, et kui ma selle nüüd siin kätte võtsin, siis see on ikka juba raske tööriist. See on mõeldud nüüd juba professionaalseks kasutamiseks. Üks oluline aspekt, mis on selle juures, mida teistel pihustitel ei ole, et see on sertifitseeritud suu- ja sõrataudi pestitsiidi kasutamiseks. Mis tähendab seda, et suuremates farmides või ka väiksemates farmides, kus selle probleemiga tuleb tegeleda, kus oma aiatehnikat, oma traktoreid, oma tööriistu tuleb üle pihustada, siis selle nii-öelda tüüsid on mõeldud selleks vastu pidama. Ja loomulikult see on ka kõige võimsam masin, ehk et siis kui on teha palju tööd, suurt tööd, siis see on igatepidi omal kohal. Selle pihusti juures on veel üks väga vahva omadus. Tegelikult ju nagu näha juba sellest kujust, siis võiks arvata, et ta näeb välja sarnane Makita lehepuhuritele, mis selga käivad. Ja tõepoolest ta töötab ka puhurina, kuna siin see pritsimise mehhanism töötab natukene teisel põhimõttel, kus siis see vedelik suunatakse õhuvoolu, siis on võimalik ka see kraan kinni keerata ja kasutada seda lihtsalt puhurina. No näiteks, kui teil on tööriist või masin, mis on lehtedega koos, mingi prügi või prahiga koos, näiteks hobuste maneežis mingi saepuruga, siis kõigepealt saab selle suruõhuga oma masina nii-öelda suuremalt jaolt puhtaks puhuda ja siis alles selle pestitsiidi sinna peale panna. Nii et sellel masin on oluliselt rohkem funktsioone ja see on ka nüüd, kuna ta on võimsam, töötab XGT akude pealt, nagu ikka Makita tööriista valikus, kui me läheme tööriistidega võimsamaks, siis võimsamas otsas on kasutusel XGT akud, sest et nad lihtsalt võimaldavad kasutada võimsamat mootorit. Siia sisse käib 2
XGT akut, küll aga ta kasutab korraga ühte ja lülitab siis ise automaatselt teise peale ringi, kui üks tühjaks saab. No tõepoolest, see suur prits on ikka hoopis teist sorti tööriist. Tõsiasi, et sa saad siit pealt näha ka palju sul on akut. Siin on erinevad kiirused, kui teistel on ainult üks laskmise või pritsimise võimsus. Need teised on siis oma nimetuselt tõesti aiapritsid, kui see on selline tööstuslik prits, tööstuslik tööriist. Mina kasutasin sellega praegu vett ilmselgelt, kuna mul ei ole ka ühtegi kaitsevahendit peal, aga kannatab siis tõesti ka kangemaid kemikaale. Ja kuna see suur masin on XGT tööriist, siis see on ka osa Makita käimasolevast kampaaniast. Lähete registreerite oma ostu Makita kampaania lehel ja saate tasuta uue põlvkonna XGT aku. Täpsem info kõikide nende pritside kohta on saadaval loomulikult Makita aiatööriistade kataloogis.